Kuke loomamärk siis tulihõbuse aasta lõuna kolmnurga ehk tule kolmnurga mõjus. Selle kolmnurga sisse käivad siis hobune, koer ja tiiger. Kukk on siis yin-loom ja need kolm looma kuuluvad yang-energia alla, seega on nad natuke nagu teistsugused võrreldes siis selle kuke endaga. Nii et tegelikult kuke loomulik rütm nagu võetakse ära. See aeg on tema jaoks hästi distsiplineeriv, ta peab arvestama teiste poolt peale pakutud rütmiga ja ka rutiiniga ja seda pole alati võimalik temal nagu muuta. See ongi see, et see on aasta, kus ta peab oma oskusi ja võimekusi tänu selle kolmnurga mõjule päris tugevasti esitlema ja kindlalt ja põhjendatult esitlema. Ja ta võib nagu sel aastal siis väga palju saavutada, täiesti uue nii-öelda maine saavutada, aga siin ongi, ta peab enne mitu aga nagu läbima. Üks on see, et see aasta kiirus tegelikult tekitab temast segadust. Tema kukk on oma loomult hästi kvaliteetne, konkreetne, isegi otsekohene ja ta tahaks nagu asjad väga kvaliteetsesse panna, ruumi panna ja paberile panna, aga see aasta nagu ei lase. Ta sunnib ta liiga kiiresti tegutsema, natuke nagu tema jaoks nagu üle noh, ütleme, uisapäisa tegutsema ja see kukele ei sobi. Kukk läheb sellest närvi, ta hakkab muretsema ja see ei meeldi absoluutselt. Nii et, sest kukk tegelikult tahab teha hästi, ta tahab teha õigesti, aga tuli tahab, et ta teeks seda kohe. Kukk ei suuda olla korraga, et teha õigesti ja teha ka kohe. Ta peab valima kumma poole. Nii et jah, et kuidas sel aastal siis nagu edukalt välja tulla. Kui sa midagi teed, siis sa te mõtled, kas see annab mulle selle oodatud tulemuse. Et ära kritiseeri niimoodi, et pole ideaalne, aga just, et ma ootasin seda kapsasupilt, kas see, ma panen need osad sisse nii kaua keedan, kas see annab selle tulemuse. Et see on nagu hea küsimus, ja kas see parandab seda supi maitset, kui ma panen seda midagi juurde. Et ma pean nagu mõtlema läbi, et miks ma midagi nagu teen. Et mitte niisama ei tohi lahmida, seda kindlasti mitte, see ei käi kukel kindlasti mitte selle aasta energiasse. Mitte võtta liiga palju suuri teemasid, aitab ühest kahest, üks on koduga seotud, üks on tööga seotud, ära võtta veel mingid hobiprojekte ja muid projekte juurde või veel kolmanda töökoha juurde, sa ei jaksa, sa ei pea sellele pingele vastu. Siis jää alati rahulikuks ja alati väärikaks, sest sina tead, mida sina oskad, mida sina suudad, oled konkreetne, ära allu selle tule sulatamisele, sest kukk on ju metall ja tuli tahab tagant sulatada, ära anna sellele alla, vaid sina tead, kes sina oled, sina paned oma väärtused kirja, paned ka oma oskused kirja, oma sõna kirja ja püüad natukene käbedamalt ehk kiiremalt teha, et hobusele olla meelepärasem. Nii et ja siis ära püüa kõike kontrollida. Osa asju on nii, kui sina teada, panid juba õiges energias tööle, siis ta peabki jääma samasse energiasse, on ju. Nii et kui sa kogu aeg kõiki protsesse ja hetki kontrollid, sa väsid ennast liialt ära. Ja see mõjub su tervisele, nii et seda teha ei tohi. Nii et see aasta tegelikult kukele, ta ei ole mitte paha aasta üldsegi. Ta on täitsa okei aasta, aga ta ei ole mugav. Nagu mõnus aasta ei ole kindlasti mitte, et ta peab siis jah, nagu jääma stabiilseks, ta peab jääma küpseks, ta teab, mis see tema oskus ja ta ei mitte aga ennast kahtlema kindlasti mitte. Säilitab õiges tempos, mitte liiga kiire, aga just natuke kiirem nagu tavaliselt. Siis see on tal väga hea aasta.